tere, head kuulajad! 11. september aastal 2023 ja Geeniuse digisaade ja nüüd teiega 3 saatejuhiga Ants Lõugas, Glenn Pilvre ja Meelis Väljamäe ja räägime tänases saates häid ja kurbi uudiseid. Alustame kurbadest ilmselt, sest et teemaks on interneti kiirus Eestis, mida head seal ikka kõige loota võib, eks. Järgmiseks vaatame, mida käesolev nädal meile toob, sest et on Apple'i tootesituse nädal ja kõiksugu luurekanalid on täis väga selget infot, milline telefon peaks see nädal välja tulema. Lisaks üks uus huvitav tahvelarvuti ja saate lõppu äkki väike säästunipp, sest kes ei tahaks praegusel ajal natukene säästa. No nii, hakkame pihta. Mul lihtsalt jäi silma üks selline kaart suvest. Andmed, mida ma siin kaardi peal tahaksin teile tutvustada, kuulajad ja teie, Glenn ja Meelis, mis on mõtlema panev, pärinevad minu arusaamist mööda juulikuust ja siin on siis märgitud ära kiirused, keskmised internetikiirused, mis tähistavad igas riigis interneti kasutajate endi raporteeritud kiirust ja siis statistikat. Mis ei tähenda seda, et see oleks siis ametlik mingisugune pakutav maksimaalne kiirus või turuosa või mida inimesed ostavad, vaid see, kui nad ise mõõdavad oma püsiühenduse kiirust, mitte mobiilset internetti, vaid siis püsiühendust ja on tulemuse saanud. No ma teeks siukse kiire mälumängu teiega või sellise ping-pongi, et ma ütlen ühe riigi ja siis seda pakkuge, kas seal on Eestist kiirem ühendus või aeglasem. No võtame näiteks Portugal. Kiirem. Palju kiirem, üle 2 korra kiirem. No võtame veel sealt teisest servast Iirimaa. Iirimaal on kindlasti kiirem, aga ülimad tõenäoliselt on ka kõvasti meist kiiremad Läti ja Leedu, kes meil siin kõrval on, eks ole. Läti ja Leedu on meist ka kiiremad, aga võtame mõned keerulisemad variandid veel. Bulgaaria. Bulgaariaga on see värk, et seal nad arendavad väga kiiresti, nad olid kõvasti aeglasemad, aga nad praeguseks võivad juba olla kiiremad. On kiiremad. Saksamaa. Aga siin tuleb väga huvitavaid riike veel, Saksamaa. Saksamaa on aeglasem, kui sa nii küsid. Okei, teeme siis nii, paneme numbrid ka juurde. Portugali 130, keskmiselt 130 megabitti sekundis. Iirimaali 90, mis ma siin küsisin, Bulgaariat 166. No pakkuge Saksamaad. Suur riik, kõigil on hea ühendus. 70. Päris hea pakkumine, no tegelikult 85. Ma võin öelda, neil kõigil on Eestist kiirem ühendus siiamaani. Ütle mõni riik, millel on aeglasem, mis võib olla üllatav. Eestist aeglasem, Itaalia. Tegelikult seal Aadria mere ümbruses on üldse asjad halvad, et ühel pool Aadria mere kallast on Itaalia, millel on aeglasem ühendus kui Eestis ja seal on teisel pool on Horvaatia ja nad Montenegrod ja mis seal veel on Albaania vist. Ühesõnaga see number Eesti kohta on 62 megabitti sekundis, mida Eesti interneti kasutajad on ise kogenud keskmiselt ja me oleme võtta ükskõik mis riik siit peaaegu. Mul tundub, et Tšehhis on aeglasem ja Itaalias ja seal Aadria mere rannikul on ka aeglasem, aga Läti, Leedu meist kiirem, Skandinaavia meist kiirem. Bulgaarias oli 166 megabitti sekundis. Suurbritannia, mõtlen, et seal on iganend taristu, seal on 77 keskmiselt. See on selles mõttes huvitav, et Suurbritannias on teadaolevalt väga suuri probleeme interneti stabiilsusega ja lisaks on seal veel suurem digitaalne lõhe kui meil on, nii et just maapiirkondade ja linnapiirkondade vahel, et see on nagu statistika mõttes huvitav, sest neil on ikkagi see, et neil reklaamides julgelt suured operaatorid fiibriühendusele juurde pakuvad sulle teist modemit, mis on siis 4G või 5G ühendusega, et kui sul fiiber maha kukub, mis tähendab seda, et ta kukub päris piisavalt tihti maha, eks ole. Meil nagu seda probleemi väga ei esine. Jaa, seda küll. Aga tahaksin hoopis võib-olla alustada meie pikka heetavat arutelu sellest kohast selle statistika puhul, et sa mainisid, et see on kasutajate poolselt raporteeritud. Kas on kuidagi mingi küsitluse põhine? Ei, see on see teenusepakkuja speed test, kus sa ise oma aadressilt, oma IP aadressilt paned selle tööle, ta mõõdab sul lähima keskuse vastu sul selle pakettide liikumise ära ja annab sükse reaalse hetke. Teine pool, mis on ju oluline seal juures, on ikkagi see, et mitte, et Eestis ei saaks kiiremat ühendust, vaid võib-olla me oleme jõudnud lihtsalt sinna maani, et selle hinna eest saadav ühenduse kiirus on paljude inimeste jaoks piisav ja nad ei tahagi saada kiiremat ühendust. See võib-olla kõlab nagu jaburalt, aga ma mõtlen isegi enda näitel praegu, et minul on vist, kui ma ei eksi,
ma ei teagi, kui kiire mul internet on, ma arvan, ta on umbes 100 vist, mis on selline ju täitsa keskmiselt hea kiirus praeguseid numbreid vaadates. Ja ma tean, et mulle on pakutud korduvalt kiiremat internetti ja see on olnud natukene kallim ja ma olen öelnud, et aga ma ei soovi seda. Ja, aga ma arvan, et sa jõuad sellele lähedale, aga täpselt ju ei tea seda põhjust, mis need numbrid taga on. Aga vaatame seda Läti-Leedu pilti, kus on, ma ei tea, 3 korda odavam internet. Selle asja teine pool ongi see, et me jõuame selle hinna nagu eest saadava kiiruseni, et see võib-olla siis ühest küljest seda reguleerib, aga teisest küljest ka mulle nagu tundub, et kui võib-olla meie või ma siin jälle enda näitel ütlen, võib-olla natuke sellise siis digiteadlikuma inimesega isegi lähenen suhteliselt ükskõikselt interneti kiirusele, siis ma tahaks nagu üldistada, et võib-olla inimene, keda see interneti peale üldse nii väga ei huvita, läheneb sellele justkui veel ükskõiksemalt ja kui talle öeldakse nüüd, et palun, et me pakume sulle 1 gigabitti, aga maksa meile nüüd, siis ta kindlasti just, ei võta. Et Eesti hindade juures ei võta. Ja ma võin öelda, et see täpselt kõik kehtib, mida te rääkisite ja isiklikust kogemusest võin öelda ka seda, et mul oli, kui ma siia praegu selle kohta kollisime, siis oli, siin on esiteks on see, et asi on monopol, kuna siin pakub internet ainult Telia ja mitte ükski teine firma siin pakkuda ei saa, mis tähendab seda, et mul ei ole nagu võimalust valida esiteks. Teiseks on see, et siis tol hetkel mul oli see Telia 1, mis annab, eks ole, siis natukene suurema kiiruse selline lahendus, kus sul on mobiil ja kõik asjad on samas. Ja mingil hetkel juhtus see, et ma enam ei vastanud sellele Telia 1 paketi nõuetele ja siis ma kukkusin sealt välja ja loomulikult nad ei teinud mitte seda, et sellepärast läheks kiirus aeglasemaks, nii hästi mu kiiruse samaks, aga hakkas mu käest rohkem raha küsima. Eks nii tõsteti automaatselt nagu samamoodi sellesse 500 megabitisesse paketti ringi. Ennem oli 500 odavama hinna ja siis ma sain 500 kallim hinna. Siis kui ma seda arvet nägin ja nii-öelda nagu istuli võttis see number, mis vastu vaatas, siis ma nagu lasin kiiret, käisin televisioon teenusse ja muusin selle 300 peale, sest et lihtsalt selle raha eest mul ei ole seda kiirust vaja. Kui nad pakuksid mulle selle 500 nagu normaalse hinna, siis ma võtaks hea meelega või isegi gigabitti, eks ole, aga ma saan 300 hakkama ja see hinna vahe oli nagu päris korralik, et selles mõttes hind on kallis. Ka see 300 hind on kallis. No samas ma ütleks võib-olla siin neid Elisa endise Starmani kaitseks, et nende poliitika siiski on olnud pigem selline, et ma olen saanud ikkagi kõnesid, et me jätame teile hinna samaks, aga tõstame kiirust, et umbes tuleb vuntsidega mees paneb uue selle modemi ja kõik läheb jälle paremaks, aga hind jääb samaks, et ikkagi selliseid kõnesid on ka olnud, aga ma olen isegi kampaaniad. Jah, et küll, aga ma olen olnud ka mõnikord isegi laiske ja öelnud, et ma nagu just hästi taha ja ma ei ole parajasti praegu kodus ja ma isegi seda faasi nagu ei mäleta. Ehk et jah, tulles selle sama hinna ja kiiruse suhte juurde tagasi, on võib-olla paljude jaoks täna see interneti kiirus lihtsalt piisav, et ilmselt inimesed saavad oma asjad tehtud, oma veebid vaadatud ja võib-olla see ajastu on isegi natukene nagu läbi saanud, kus hullumeelseid filme tõmmati üles ja alla, sest et olid ju ajad, kus... Ei, ma arvan, et tegelikult filmide tõmbamine on 10 kordistanud legaalselt. Ja. No see võimalus on ka. Aga sul on õigus, et inimesed, tegelikult see reaalkiirus ju, praktiline kiirus, mis sul kodus on, tekib sellest, et kui palju sa oled nõus välja maksma mingi summa eest. Mul oli huvitav selline pilk sellesse konkurentsi ikkagi olematusse, kui maakohas ühendati siis Elektrilevi riigi raha eest toodi fiiberoptika sinna siis seinani. Ühendasin ära ja põhimõtteliselt oli kõik 3 suurt teenusepakkujad, ütlesid, et me pakume sellele aadressi nüüd fiiberoptilist internetti ja hinnad olid umbes 26 eurot, 26,99 ja 27, mille eest sai 100 megabitise neti, mis on jah, 100 megabitti ajab ära, kui ma tahan Netflixi saada, aga ma tahaks 300, 500 ja võtaks ka 1000. Aga ma ei taha maksta 70 eurot sellest kuus, see on röögatu, see on absurd. Siis võiks ikka siin ka võib-olla ikkagi mainida korraks numbrite taha, et mida sa saad, et kui me kas või Netflixi näite toome, siis nende selline enda poolt soovitatud megabitid sekundis versus siis filmi kvaliteet on just kui see, et 3 megabitine SD kvaliteedis saade peaks siis olema, või tähendab, SD kvaliteedis saade peaks siis piisav olema, kui sul on kõigest 3 megabitine ühendus, HD kvaliteet 5 megabitti ja kui sa nüüd tahad vaadata siis Ultra HD või 4K-d, sellisel juhul siis võiks olla vähemalt 25 megabitti sekundis, nii et tegelikult 100 megabitti sekundis peaks
noh, sellise keskmise inimese vajadused väga hästi katma, kui see keskmine inimene ei koosne just suurest perest, sest kes kõik tahab siis 4K videot striimida Netflixist, et sellised on need numbrid seal taga, nii et kui seal ikkagi juba on gigabitine ühendus, siis noh, see on tore, aga tegelikult on see natuke ikkagi ressursi raiskamine ju keskmise mõttes, võib nii öelda. Ma arvan, et see vahe, mis meil toimub ja mis välismaal toimub, tulenebki sellest, et ilmselt mujal riikides pakutakse lihtsalt seda suuremat kiirust sama hinnaga või marginaalselt kallima, kui sa kunagi varem maksid. Lihtsalt upgrade ivad siin maks. Just, aga see ei ole muide pakettide võrdlus, vaid see on see, mida inimesed reaalselt siis saavad. On ju. Ja tänu sellelegi sul ongi võimalik tõmmata see fail või vaadata midagi kõrge kvaliteetselt 3-4 seadmed paralleelselt sinu koduvõrgust ja saada see vajalikult kiirust. Muidu kui sa 90% hästi ei kasuta seda, paar seda, Taani juhtis seda edabelit 192 megabait sekundis keskmiselt. Et sul keskmiselt on ju. Aga kui on vaja, siis kõik tuleb kohale ja meie istume siin ikka edasi ja ma tean päris paljusid inimesi, kes ma varem poleks seda uskunud, kui ma poleks ise kuulnud, kes ütlevad, et nad on võtnud selle Elon Muski satelliidi omale. Ja nüüd selle hinnad ka langetati eelmisel aastal on ju, et selle eest tegelikult saab parema hinnakvaliteedi suhtega kiiruse endale internetti. Kui paljudes kohtades selle püsiühendus. Võib-olla lõpetuseks öeldagi, et siin on nagu kaks sellist nagu pidepunkti. Üks on see, et see kiirus oleks inimese jaoks piisav, millest allapoole läheb tema digitaalne elu kehvemaks selgelt, eks ole. Ja teine on siis see, et see hinnatase oleks selline, mis ei too just füüsilist valu, kui sa arvet näed. Et need kaks punkti peaks nagu ristuma tasakaalu mõttes ja siis hakkab olema hästi, eks ole. Ja noh, muidugi, kui sa saad siis selle nagu magusama hinna eest rohkem omale bitte, siis on see lihtsalt inimesest vaates tore, eks ole, aga noh, otseselt pole neid sul kamaluga vaja, kui sa neid ei tarbi. Tead jah, ma ütlen 50 on hädavajalik, 100 elab ära. Elab ära, et no kõik on suhteline, aga gigabitiga saab juba väga hästi hakkama. Nii, aga vaatame siis äkki korraks tulevikku kuulujutt, et kui on kiired ühendused olemas, mis seadmega seda kasutada. Apple'i kutse on väljas. Meie aja järgi siis teisipäeva õhtul peaks tulema välja uus toode, milleks peaks olema uus iPhone. Ilmselt võib-olla üht-teist veel ja mida sealt oodata on, seda me ju praegu ei tea, aga kutse peal oli selle ürituse nimeks Wonderlust, mida iga see krüptiline nimi peaks siis tähendama. Aga teada on sellest pikast tarneahelast, kuna Apple ei tee ühes salajases toas miljoneid telefone, vaid on pannud enda heaks tööle hoopis väga paljusid teisi vabrikuid ja allhankijaid, siis nende kaudu on saanud kinnitust kahtlused, et esiteks, mitte saanud kahtlused, see on juba ammu selge, et tuleb uue pistikuga telefon. Esiteks Euroopa Liit on kehtestanud regulatsiooni, mis nõuavad ühtsed standardset pistikut kõigile ja Apple vist ise ka kunagi seda kinnitas, et nad peavad selle regulatsioonile alluma, nagu iPadidel juba on uus pistik. Ühesõnaga, kellel on kodus näiteks uut sorti arvuti, mis on USB-C-pistikuga, on muid elektroonikaseadmeid USB-C-pistikuga, siis nüüd edaspidi ei ole vaja ka seda täiesti ainulaadselt ja ebastandardset Lightningu oma, et uued telefonid peaks seda toetama. Kusjuures naljakas on see juures see, et see USB-C pistiku tüüp ei garanteeri veel midagi selle kiiruse osas, mis sealt läbi läheb. Et siin on täitsa vastu käivad jutud, et mis USB standard seal siis on, kas on vana 2.0 või USB 3.2. Kas see samamoodi kehtib ju Androidiga telefonide puhul, et USB-C pistik on, aga kiirus on kardinaalselt erinevad? Ma just mõtlengi, et selle mudeli rivi sees, kas need kõik uued iPhone'id või osad on nii-öelda, näeb välja USB-C, aga tegelikult sees on USB 2 või siis on Thunderbolt. Et seal on... just, need ei ole erinevad asjad, eks see on pistiku tüüp ja see standard on, need ei ole omavahel seotud ühesõnaga. Just, et välimus on jah, pistik näeb selline välja, aga mis seal sees standard on, seda me ei... Olgem ausad, küsimus on selles, et millal teie viimati oma telefoni juhtmuga arvutida ühendasite, sealt asju liigutasite kiiresti, et oli vaja suurt kiirust. Vist siis, kui mingi migratsioon oli või midagi ühest... Ühesõnaga tegelikult mitte keegi seda reaalselt ei kasuta ja need inimesed, kes iPhone'i laevad MagSafe laadi, aga need ei kasuta veel kunagi ühtegi juhet, nii et... Aga no samas siiski ma selle koha pealt ütleks väikse vastuargumendi, et kui ma oleks selline
pühendunud videograaf, kes iPhone'iga teeb videosid ja on telefon gigabaite sadu täis ja ma tahan neid ruttu arvutisse. Siis sul on ka Pro mudel ja siis sul on ka kiire ühendus. No ei tea. Loodetavasti selle Pro või Pro Maxil on siis normaalne. Ilmselt tegelikult ikkagi praegu Pro kohta küll vähemalt need lekked lubavad lausa Thunderbolt 4, mis peaks olema ju, kui ma eksi, on see vist 40 gigabitti sekundis kiirus, eks ole, et see on ju väga hea. See tegelikult toetabki seda, nagu sa mainisid, Glenn, sellist ikkagi video kasutusjuhtumit. Just, et sa saad ikkagi ruttu oma suured failid arvutisse ilma siis mingite pilvedeta vahepealse astmeta, eks ole. Nii, aga kas ma loen siin kaamera kohta, et räägitakse, et 10-kordne zoom on meil Apple'i poolt siis esitletud, seda me saame siis näha, kas on. Jah, ilmselt paljudelt, millistel mudelitel juba on, te võib-olla teate peast on. No ongi Samsungil ja Huawei'l on meil 10-kordsed, ega teisi siit Eesti regioonist on ka vist Xiaomi'l vist peaks ka olema, kui ma nüüd ei eksi sellel Pro mudelil. 13 Pro äkki või 13 Ultral. Jah, aga ega neid rohkem ju ei ole, jah. Ilmselt siis on ka selle kõige kallima otsa mudeli eripära. Ja vist siis ongi kõik, et võib-olla tuleb seal parem korpus või niisugused uued disainid. Titaan korpusest räägitakse. Mudelina on see siis iPhone 15, mis meil on sihikul, eks ole ju. Number peaks 15 olema, jah. Aga mis siis tõde on, võib-olla näeme siis homme ja järgmise nädala saates pühendame selle rohkem aega. Lähme siis täna äkki edasi ja võtame äkki jutuks hoopis ühe tahvelarvuti, mida Meelis sa oled siin natukene kasutanud. Jaa, tahvelarvutidega on selline huvitav lugu, et enne kui nagu ühte tahvelarvutit kasutama või ka testima hakata, tuleb nagu esitada endale 2 küsimust. Esimene küsimus on see, et kellele ja kas üldse on tahvelarvutit tarvis? Ja teine küsimus on see, et juhul kui on tahvelarvutit tarvis, siis kellele ja kas üldse on tarvis Androidiga tahvelarvutit. No. Ja võib-olla selle alamosa on see, et kui palju on tarvis siis suhteliselt kallist Androidiga tahvlit, et neid siis paarisaja euriseid, neid võib tegelikult täitsa osta, kuna nende meediatarbimine on täiesti okay. No vaata, siin ma tahakski kohe hakata segada ka vahel ja samas ka täiendada, et isegi selle küsimuse peaks esitama isegi mitte ainult testija, vaid üldse igasugune inimene, kes mõtleb, et ta peaks mingil ebaselgel põhjusel ostma tahvli, sest et ega olgem ausad, et ta ülbitsedes tahaks küll öelda, et enamikele nendele küsimustele ongi vastus ei. Et mulle tundub, et Androidiga tahvlit ei olegi mitte kellelgi vaja ja eelkõige ei ole kellelgi vaja kallist Androidiga tahvlit ja siis võiks veel järgmisena küsida, et kas üldse on vaja mingit tahvlit, et noh, iPadid on siin olemas, aga eks nendegagi on natukene see, võib-olla see mure, et need kallimad on läinud juba lihtsalt nii kalliks ja samas ka nii võimekaks, et ta pigem saad sama raha eest klaviatuuriga arvuti ja ongi see sama koht, et keda huvitab täna Androidiga tahvel. Eriti, mis on kallim, eks ole. Ja mina mõtlesin täpselt seda sama ja enne kui ma siis hakkasin seda tahvlit testima, Xiaomi selle mulle saatis ja iseenesest tuleb see alustada algusest, et tegemist on Xiaomi Pad 6-ga, täiesti tuttuus mudel ja minul on sellest siis selline eriversioon või nii-öelda bundle või komplekt, kus on siis komplektis ka klaviatuuriga ümbris ja puutepliiats Bluetoothiga selline valget värvi. Ja vahe on selles, et kui sa ostad selle tahvelarvuti eraldi, siis selle soovituslik müügihind on 400 €, 399. Kui sa ostaksid eraldi sinna juurde klaviatuuriga ümbrise ja pliiats, siis kumbki neist on 100 €. Aga see komplekt on siis 499, ehk siis põhimõtteliselt saad nagu 100 € odavamalt, kui sa ostad kogu selle kupatuse kokku. 500 € on päris suur hulk raha tahvlist makstakse ole. Samas või 400 € ilma see ümbriseta, mis on umbes sama palju vist, kui maksab praegu iPad. iPad on natukene vähem, mis 330, 350, ma isegi peast ei julge öelda, sest iPad hinnad on ka vahepeal kõvasti kallimaks läinud. Ja siis kui ma selle kalbist välja võtsin ja vaatasin seda, siis ma sain aru, et tegelikult on tegemist üllatavalt hea masinaga just oma koostekvaliteedi omaduste poolest, et tal on IPS ekraan, mis on sarnane iPadi ekraanile, päris hele, väga hästi kvaliteeritud värvidega, 144 Hz, muideks nii, et nagu kiire, sujuv,
värvid on head, Dolby Atmosega 4 kõlarit, mis teevad üllatavalt head häält, et nagu kõik asjad töötavad väga hästi, et meediat saab väga hästi töödelda. MIUI teatavasti 14 Xiaomi enda operatsioonisüsteem Androidi peale ehitatud on seal peal. Telefonide puhul ma olen seda siin samas saates kõvasti kirunud ja see mulle üldse ei meeldi. Ma pean ütlema, et tahvli peal punkt 1 ei häiri üldse. Punkt 2 nad on teinud sinna päris palju selliseid tahvlisõbralikke asju, mida nagu Androidil vaikimisi ei ole, et nad suruvad mõned äpid nagu toetama suurt ekraani ja nende enda nii-öelda see menüüsüsteem ja see multitasking, see, kuidas 2 äppi kõrvuti ekraani peal on ja see töötab nagu üllatavalt hästi ja isegi väga hästi võiks öelda. Teine asi, mis on kaameratest, ma ei hakka rääkima, sest et kaamerad on, nad töötavad normaalselt, aga kaamerate puhul kas tahvlil on kaamerat vaja, on ometi küsimus, eks ole. Võib-olla seda selfie kaamerat on vaja, et teha seal mingid videokõnesid või asju, aga neid väliseid kaameraid on olemas, pildi teevad enam-vähem normaalselt ja võib-olla sellega piirdub. Nüüd, mis puudutab neid seda ümbris, siis ümbris on üllatavalt kvaliteetne, on magnetiline ja nende pogopinnide või klemmidega käib külge, eks ole. Kergesti käib küljest ära, aga samas ta ei kuku mitte kuskile. Klaviatuur on hea, klaviatuuril ei ole taustvalgustust, aga ta on selline fosfor või mingi siuke kiht, mis siis ikkagi vähegi mingi natuke isegi valgusega natuke helendab, eks ole, et ta nagu on loetav. Ja see on nagu, kirjutada oli üllatavalt head. Ma just mõtlesin kohe Glenni peal, vaata, Glenn tegi igasuguste bestidel iPadiga tööd, eks ole, ja ma kohe imestasin selle üle, aga praegu ma seda proovisin ja tuleb välja, et võib-olla saaks mina ka hakkama sellega, et nagu võib-olla polegi vaja arvutit. Ma võtakski siin korraks sul sõnasabast kinni ja ka enda sõnu võib-olla süües, et täpselt olin ma väga pikalt kirjutamiseks kasutasin just nimelt iPhone'i ja klaviatuuri ja siis ma olen ka siin ühte Huawei tahvlit kasutanud klaviatuuriga, millel on ka see klaviatuuriga ümbris Androidi baasil. Ja tegelikult kõik need punktid, kui ma praegu kuulasin ikkagi suhteliselt positiivseid märkuseid selle tahvli kohta, et kui sa asetada sellisesse perspektiivi, et kui sa saad täna siis 500 € eest sellise klaviatuuriga, kvaliteetse ekraaniga, ilusa asja, millega on hea kirjutada ja sa nüüd vaatad, kui palju arvutit sa saad selle sama raha eest, siis kui ma isegi mõtlen tagasi siin mõne nädala või kuu tagusele arvutite testile, kus kui ma ei eksi, oli vist kõige odavam arvuti seal testis 400 €. Ja see oli ikkagi suhteliselt selline väga nagu hädiste spekkidega Intel Pentiumiga Acer Swift 1, kui ma ei eksi. Ja see maksis ju peaaegu sama palju. Et tegelikult sellise kasutuse puhul sa saad tahvlist ikkagi üllatavalt palju, et võib-olla isegi see küsimus, et kellele on vaja seda tahvlit, kui sa nagu saad, see klaviatuur lihtsalt lisab tahvlile nii palju funktsionaalsust kohe, et see teeb tast ju tegelikult väikese arvuti, kui sa tahad kirjutada, asju teha ja annab kohe teise mõõtme sellele kogu asjale. Ja nüüd ongi, et kui me samas teemas jätkame, siis üks asi ongi see, et siin tal on tegelikult väga ilus alumiiniumkorpus, väga tundub olevat see väga kvaliteetne, eks ole, või muideks iPadilik või iPad Airik. Ja tal on ta kerge, 490 grammi ja see klaviatuur annab mingi 200 grammi juurde, ühesõnaga niimoodi, ma panin kaalu peale, ma sain midagi alla 800 grammi sain kokku siis sellise kompaktse asja ja ta võrdes arvutiga, arvutit sa leeglina ainult alla kilo ei leia, eriti normaalses hinnaklassis, eks ole, see saad 500 € eest 800 grammi kaaluv asja, millega saad kirjutada, mida sul lennukisse või kuskil väga mugav kaasa võtta, eks ole. Et see on nagu väga mõnus. Ja sa mõtlen, see ümbris on nagu ülimalt kvaliteetne, et see on nagu üllatav ja kogu see tahvli enda ehitus on ka nagu üsna kvaliteetne. Ja siis me jõuame lõpuks pliiatsini. Pliiats on Bluetoothiga, pliiats käib siia tahvli peale laadima, mis võib-olla võib juhtuda, et sa unustad laadima panemata, eks ole, niimoodi laeb. Ja ka nad ütlevad siis, et minut aega laadimist on, äkki oli minut aega annab 5 tundi kasutamist või midagi sellist kiirlaadimine. Ühesõnaga, et tegelikult, kui sa mõtled 10 minutiks laadima enne, kui sa mingit olulist asja teed, kui tühi on, sa saad terve päeva hakkama, eks ole. Ja pliiatsi kasutamisest on piisavalt kiire, mina ei ole suur joonistaja ja kirjutamisega on ka niimoodi, et temaga on normaalne kirjutada, aga siin tuleb välja nüüd see tahvelarvuti miinus, ehk siis mõni aeg tagasi inimesed, kes on pidevalt saadet kuulanud, teavad, ma testisin ühte Hiina e-lugerit, millel oli ka siis pliiatsi tugi ja peaks ütlema, et e-luger märkmete tegemisena või selline e-ink põhine märkmete tegemise masin on kõvasti parem just sellepärast, et ta meenutab paberit ja käsi on seal peal palju parem ja ta ei ole nii libe ja selline, eks ole, et tahvlid on selle koha kehvemad, aga ta ajab asja ära ja see pliiats töötab üsna hästi 2 nupuga.
üks avab siis Xiaomi Notesi või mõne muu asja ja teine on siis lisafunktsioonide jaoks. Et iseenesest nagu täiesti okei. Huvitav on lihtsalt see, et tahvel ise on alumiiniumist natukene mingite mustade aktsentidega. Korpus on must või see ümbris ja pliiats on valge millegi pärast, et pliiats võiks ju ka siis must olla näiteks parem välja. Aga iseenesest ja muidugi pliiats on siin magnetiga üsna tugevalt kinni, aga ta on ikkagi piisavalt niimoodi, et kuskil kotis võib see pliiatsi küljest ära tulla, et selle peab tähelepanu pöörama, eks ole. Ja siis ma hakkasin vaatama, et millega teda nagu võrrelda, et tegelikult teda ei saa võrrelda siin odavate Androidiga tahvlitega, eks ole, aga teda saab võrrelda OnePlus Padiga, mis on natukene paremate andmetega ja natukene kallim, aga märgatavalt kehvemat softi lahendustega. Ja siis teised asjad on siis need kevadel välja oli kevadel, ei olnud, koos nende, ühesõnaga hiljuti välja kuulutatud Samsungi Tab S-seeria omadega, mis tegelikult on ülikallid või siis eelmise aasta Tab S8 seeria, mis on väga sarnaste andmetega, sest Tab S9, mis nüüd uued on OLED ekraanidega, aga see Tab S8 on sarnase ekraaniga 120 Hz, 144 nagu selle Xiaomi'l on, aga ka praegu aasta hiljem kõvasti kallimad. Ja mina ütleks, et oma kvaliteedi omanduste poolest, kui iPadiga võrrelda, siis jääb ta sinna ikkagi pigem iPad Airi kanti. Aga küsimus on selles, et Androidi äpid versus iPadi äpid tahvlil, eks ole. See on ja samas ikkagi peaks ka ütlema vahele, et iPad Airi hinnad on täpselt 2 korda kõrgemad, ehk et alates 800 eurot. Ja siis pisiasjad, eks ole, laadimine ei ole väga kiire, aga on okei, 33 vatti ja sellel konkreetsel tahvlil, mis siis selle linnaklassis on 128 giga sisemälu ja 6 giga RAM-i, nii et on olemas ka 8 ja 256 versioonid. 2 probleemi on, 2 puudust on, mis minu arust on üsna suured puudused, aga mõne inimese jaoks ei pruugi olla. Üks on see, et ei ole sõrmejälje lugejatega mingit muud biomeetriat, ehk siis kui sa tahad selle ikkagi tahvli lukku panna, kus on andmed sees, sa pead kasutama koodi, mis on ebamugav, või siis kaameraga näotuvastust, mis ei ole turvaline, eks ole. Ja teine asi, mis on üllatav, mida mina pole varem kohanud, tal ei ole GPS-i. Ehk siis millegi pärast on nagu see kivistik osa üldse puudu. Et see on nagu naljakas, et paljud inimesed kasutavad tahvlit suure kaardi näitamises kuskil autos või kuskil, eks ole, selleks ta võib-olla väga hästi ei sobi. Et see on imelik. Aga ja ekraan on läksin valesse kohta, kohe ütlen 1800 x 2880 pikslit. Ehk siis väga hea resolutsiooniga samuti ja protsessor on Snapdragon 870, mis on praeguseks paar aastat vana, aga piisavalt kiire ja tegelikult ka, kes soovib tahvliga mänge mängida, kuna paljud lapsed mängivad tahvli peal mänge, siis väga hästi mängib mänge. Et ütleme nii, et kui ma hakkasin seda tahvlit võisin karbist välja, siis ma olin hästi skeptiline ja praeguseks ma olen palju positiivselt meelest, et omale ma jätkuvalt tahvlit ei vaja, aga samas inimesi, kes seda tahvlit osta tahavad, siis tegelikult on täitsa okei valik. No siin võiks lihtsalt sellise võrdlusmomendina tuuagi kõrvale, et selline tahvlite kunn ikkagi on iPad, et kui ma nüüd täna tahaksin klaviatuuriga osta omale siis kõige odavamat lahendust, mida Apple pakub, on see siis iPad 10.9 ja see maksab alates 600 eurot ja klaviatuuri kombo või siis see klaviatuuri selline alus, mille peale siis saab ta väikses ülearvutiks moondatuna panna, see maksab 300 eurot. Mis tähendab, et 900 eurot on siis Apple'i vaste sellele, aga loomulikult sa saad selle eest võib-olla ikkagi nagu mõnes mõttes siis selle kõigema, eks ole, iPadi koos iPad OS-iga, mille puhul ikkagi suurim erinevus Androidist, nii palju, kui ma olen neid Android tahvleid testinud ja ka mis seal salata, see sama Galaxy Fold viimane, eks ole, volditud telefon, mis ka omamoodi on nagu väike Android tahvel. Et minu jaoks nagu suurim miinus võib-olla, kui ma vaatan väljaspoole seda oma mulli, milleks on siis tahvli peal just nagu kirjutamine ja võib-olla mingite videote vaatamine, oleks nagu äpid, siis Android tahvli puhul ikkagi jätkuvalt kuidagi mind irriteerib see, et need äpid nad ei saa täpselt aru, kas nad on seal ekraanil nagu mobiili omad või nad on nagu tahvli omad, et nad kuidagi mõned asjad on talumatult suured ja mõned asjad nagu ei toimi nii, nagu nad võiks toimida, et endiselt nagu jääb see Android tahvli selline nagu kasutatavus kohati sellisesse kummalisse nagu ei kellegi maale, et mida iPadi puhul ma sellisel kujul nagu ei ütleks, et iPadi puhul on ikkagi selgelt see äpp iPadi peal
on väga ilus, aga võib-olla see on lihtsalt vähese kasutamise probleem või vähese kogemuse probleem. Et kindlasti võib-olla inimesi, kes on Android tahvliga väga rahul ja saavad sellega kõiki maailma asju teha, aga ta nagu tundub natukene selline liiga suur telefon võib-olla või see oli minu segase jutu. No aga see tegelikult ongi võib-olla põhiostu põhjendus, miks tahvel ostetakse, et ta on suur telefon. Ja see tundub naljakas, aga tegelikult on, ma ei tea, ma olen kuidagi viimasel ajal tähele pannud, mitmel inimesel on ta koduseadmete juhtimiseks. Ütleme, sul on kõlar, mis iganes, äkki sul on nutikodu või siis vaatad mingit videot diivani peal, et sul on siuke lisaekraan kodus. Ja mulle tundub, et sinna võetakse kas kõige odavam asi, mis näitab lihtsalt videot või siis iPad. Just, et selle jaoks töötavadki kõige odavamad asjad väga hästi, et siin ongi küsimus, et mille jaoks on seda kallimat vaja, aga siin on nagu neid nuansse, mis tegelikult selle kasuks räägivad. Aga siin peaks ka ütlema, et ega siis see tahvel praegu, millest me siin nüüd rääkisime, Meelis siin proovis, ei ole ju sugugi kõige odavam tahvel, et tegelikult ongi võib-olla mõistlik tarbijasoovitus olekski siin, et kui te ostate Android tahvli, siis pigem äkki ostagi selline 400-500 eurone kombo, mis ei ole kõige odavam, aga nagu näha, saad tõesti kvaliteetse seadme, kvaliteetse lisavarustuse versus see, kui sa ostad nüüd mingi 100-200 eurose Android tahvli, mis piltlikult öeldes võib-olla kooleb ära peale esimest tarkvara uuendust, on hirm aeglane. Tegelikult on õigus ja ma olen ka nõus, et odavat asja osta on lõpuks kallis, sest sa oled seda raha raisanud. Ühe tarbija soovituse sel juhul siin kohe, et kui ma leian selle üles, kui me tahvlitest juba räägime. Aga ma ütlen vahel, et seda kasutusjuhtumite arvestades selle Xiaomi pad'i miinused ei olegi miinused, et kui sul ei ole GPS-i, siis mis sa kodus ikka oma asukohta jälgid on ju. Sul ei ole sõrmele lugejat, aga sa ei kasutagi seda võib-olla kuskil seal põlla pääl on ju, et võib-olla nagu täitsa sobib. Ma nägin üks päev ühes poes, kel nime ma ei maini, Lenovo Tab M7 Gen 3 andmed Android 11 Go, 7-tolline 1024x600 ekraan, 2 giga rammi, 32 giga salvestusmälu, see maksis 150 eurot. Et kui te näete tavalise andmeid ja selle hinna, siis jumala eest palun ärge oska seda asja. Mu esimene reaktsioon on, see on maha visatud raha, et ma saan odava tahvli, aga see raha eest sa ei saa. Just, et selle 200 euro eest saab täiesti korraliku Samsungi või Lenovo või Amazoni enda normaalsete andmetega tahvelarvuti ja 100 euro eest saab kuskilt osta eest või okidokist saamast andmetega kasutavad arvuti, eks ole, mis on kõvasti parem kui see. Ja siiski isegi see 200 eurone tahvel, ma ütleks, et kas see on selles mõttes ikkagi libe tee, sest kui sa võtad selle 400 eurose või natuke kallima, sa saad tegelikult väga hea ekraani, sa saad selle klaviatuuri, mis juba nagu näha Apple'i maailmas maksab, eks ole, peaaegu sama palju kui tahvel ise. Et iseenesest, kui sa tõesti tahad, et see tahvel oleks sul nii-öelda tualettruumi kaasa võetav, tööks kasutatav ja samal ajal ka filmi vaadata ja et siis pigem pane natuke raha juurde, osta see taoline Xiaomi asi või midagi sinna klassi. Ma olen nõus. Tundub, et me oleme sattunud konsensusele siin, et kuulajad, kui te olete ühes asjas, te ei ole meiega nõus, ärge olge, aga see soovitus võtke siit kaasa, kuulutage üle maa, käige, rääkige sõpradele, sugulastele, vaenlastele, et seda päris kõige soodsamat tahvlit ei ole mõtet vast. Just. Jaa, aga meie saate puhul on vist veel üks asi veel rääkida. Räägime siis hästi vähe veel sellisest säästutelefonist, mida operaatorid küll otseselt ei müü, aga mis on siis pärit Motorola valikust. Võib-olla on meil ka muide lootust saada siis mõni Motorola painduv telefon, siis on see Razr 40 on see, millest me praegu veel ei räägi, sest meil ei ole seda, aga on olemas telefon nimega Motorola G73, mis siis peaks ilmselt võistlema või olema siis kõrvutuma siis näiteks Samsung, on see äkki A34 vist on sellel Samsungil selline odavam versioon ja 54 on vist kallim. Ühesõnaga see on telefon, mis maksab siis erinevates Eesti edasimüüjates, kes ei ole operaatorid, igalt poolt tegelikult seda saab, umbes 300 euro kandis. Ja ta... Kuidas ma ütlen, ma olen seda telefonist päriselt natukene nüüd kasutanud, et mitte, et ma tahaksime sellest nüüd väga pikalt ja põhjalikult teha mingit suurt ülevaadet, aga esiteks, ma ei ole ammu sellise hinnaklassi telefoni üldse sellise pilguga jälle vaadanud. Ma ütleks, et kõik on nagu suures plaanis väga hästi, et tegelikult sa saad 300 euro eest päris ägeda telefoni, millel on nagu näiliselt väga palju toredaid omadusi, 120 Hz ekraan, mis siis muudab oma sagedust nii nagu ta
teeb seda palju kallimatel telefonidel, ehk see on see dünaamiline muutus, noh, et pilt oleks sujuvam. 5000 milliampertunnine aku, kaalub umbes 180 grammi, on käes täiesti mõnus. Ei ole kuidagipidi sellise väga odava feelinguga. Tõsi, ta on küll muidugi plastmassist, eks ole. Sinna saab ikkagi endiselt külge ühendada, keda siis huvitab juhtmega kõrvaklappe, mida ju teadupärast ei saa ikkagi kallimatele telefonidele. Saad sisse pista mälukaardi, siin on nüüd 5G tugi, mida eelmisel mudelil ei olnud. Et ära on võetud siis 2 megapiksline kaamera, mis muide oli või no makrokaamera, mis oli harilikult alati kuidagi selliste odavate telefonide üks põhiomadus. Põhikaamera on 50 megapiksline, on ka lainurk, see on küll natukene kesisem, see on 8 megapiksline. Aga sellised, ütleme, kui teoorias lugeda näitajaid, on ausalt väga konkurentsivõimeline telefon, aga noh, praktikas, noh, mida ma võin öelda, ma natuke seda kasutasin, rääkida on taga väga hea, kõnekvaliteet on väga hea. Tõsi, pilti teeb ta nüüd niimoodi, et see kaamera ikkagi väga palju teravustab üle, aga iseenesest see 50 megapiksline sensor seal taga annab ikkagi täitsa kobeda kvaliteedi, kui valgust on, aga noh, kui teha jah, sellist looduspilti, kus on muru, siis pärast võib ikkagi neid muru liblesid sealt pildi pealt lugeda. Aga telefoni ekraanilt on seda täitsa ilus vaadata. Seal on ka eraldi selline öörežiim, mis iseenesest vanasti 300 € telefoni teinud nagu öösel mingit pilti. Et see täitsa töötab, saab laadida siis küll jah, ilma juhtmevabalt ei saa laadida, saab laadida juhtmega. Aga kui me Samsungist või sellest Flipist siin just rääkisime, et 25 vatti, siis palun väga, sellel telefonil on kuni 30 vatti. Ehk et laeb veel kiiremini. Nii et tahaks nagu öelda seda, et me elame nagu niisuguses kummalises maailmas mõnes mõttes, et ühtepidi me võtame telefoni, mis on 4-kohalise hinnaga ja siis kritiseerime või mitte seda ja teistpidi on telefon, mis on 4 korda odavam ja nagu kindlasti ei ole 4 korda halvem. Et kui ma tõesti täna nagu loeksin raha ja tahaks 300 € eest osta telefoni, siis on valikuid ausalt päris, võib-olla 300 pluss on valikuid nagu päris palju, et 300 eest võib-olla natukene vähem ja selle eest sa saad endiselt, mis on ikkagi väga tore, sa saad praktiliselt puhta Androidi. Et kui sa nüüd Samsungi nime ma mainisin, Samsungi puhul sa saad ikka sellise Samsungi Androidi, võib-olla see mõnele väga meeldib, teisele see ei meeldi, et selle telefoni peal küll nagu see kasutuskogemuse ja välimus on väga, väga head näevad välja, lubatakse tarkvara uuendusi Motorola poolt talle küll turvauuendusi 2026. aastani. Et jah, palju nüüd süsteemi uuendusi tuleb, seda mul ei õnnestunud kuskilt välja lugeda, aga nagu näha ka selle peale mõeldakse. Et selline nagu kogemus minul sellise odav telefoniga. See on äge, sellepärast, et on omaaegne selle Moto G nii-öelda perekonna siis viimane liige, mis mulle omal ajal väga-väga meeldis just sellepärast, et on soodne telefon, suhteliselt võimekas hinna eest, pluss peapuhas Android. Ja ta oli, kuidas siis öelda, selline hea vaheldus sellele, et sul tegelikult soodsamad telefonid alati Samsungid või siis alati, Huawei oli ka omal ajal. Aga nüüd on see Samsung on nagu selle väga domineerib. Et kui sa ei taha olla kõikide Samsungitega sama moodi välja näha, aga mingi soodne telefon, siis on see Moto G perekond nagu tore. Samas ma ei tea, meil on mingi sisemine seier, mulle ütleb, et see 73, ta võiks maksta mingi 190 € näiteks. Motorola ju pakub tegelikult, see G73 on nendest G-dest kõige kangem. Et tal on ju olema sul G53, nagu ma eksi oli vist lausa ka 33. Kõigilt on natukene erinevaid asju ära võetud, et 53-l kas oli ekraan, oli väheke kehvem ja midagi oli seal veel puudu. Et seda võib nüüd tehnilist andmetest vaadata, et mille arvelt sa seal loobud. Aga iseenesest jah, muidugi ta võiks maksta veel vähem ja siis oleks veel toredam. Teisalt oleks ka ikkagi tore, kui operaatorid seda pakuksid, et täna on nagu olukord, kus ikkagi tavaline inimene või ütleme siis heas mõttes tavaline inimene läheb ikkagi telefoni ostma reeglina ju mõnest esindusest, et palju meil neid on nüüd, kes siis hakkavad seda hinda mingitest portaalidest võrdlema ja siis lähevad sellise hulgiostja käest ostma. Et selle telefonil on täna maaletooja on F9 olemas, kes selle telefoniga mulle andis katsetamiseks, nemad otse ei müü. Nemad tegelikult müüvad siis kõikidele, kes tahavad edasi müüa, olgu see siis siin Euronics või Arvutitark või kes iganes ka poode, eks ole. Ja siis kas seda telefoni saab parajasti järelmaksuga või ilma. See sõltub nüüd juba puhtalt siis sellest edasimüüjast, eks ole, et operaatori puhul loomulikult annab see nagu kuidagi inimesele võib-olla teatava
noh, sellise mugavuse või kindlustunde. Jah, see on täitsa huvitav, et isegi ma vaatan kiirelt viskasin pilgu peale nendele selle perekonna veel sootsamatele mudelitele 53 Moto G23. 23 oli jah. 23 on jah, ja siis on, et isegi neil kõigil on see 50 megapiksline kaamera, põhikaamera, standard. Ja no selle kaamera puhul peab ütlema, et ega see 50 megapikslit on selline hea turundustrikk, et ikkagi selle pildi teeb täna tarkvara, et see on ka mõnes mõttes nagu kummaline, et kui raske oleks siis seda tarkvara teha siis sama heaks või noh, mul oli käepärast siin võrrelda telefoniga, millega ma ise siin juba olen vist paar aastat hakkama saan suust hästi, on siis OnePlus 9 Pro ja noh, tuleb tunnistada, et ikkagi see OnePlus 9 Pro, olgugi et seal on sensor ka täpselt sama palju neid megapiksleid, teeb lihtsalt ilusamaid pilte, no ta ei teravusta neid nii palju üle, ta tuleb paremini toime seal valgusoludega ja noh, see on tegelikult puhas tarkvara ja see on ju juba tänase seisuga vana telefon. Et see näitab muidugi väga hästi, et kui sul õnnestub võib-olla saada täna toimiv vana telefon, mis on kena ja ikkagi noh, ei ole veel akud seal ära surnud või mis iganes, siis see oleks võib-olla kõige parem ost omaduste mõttes, eks ole, et osta võib-olla aasta-paari vanune telefon, keegi pakub sulle seal 200-300 euroga ja sa saad väga häid pilte ja kõike teha, et see on see koht, mis odav telefonide puhul jääbki natuke nagu küsimärgiks, et kuidas, kas see tarkvara tõesti on nii palju kallim, et paneme siis selle kehvema tarkvara ja siis on odavam, sest et see riistvara pool, mida reklaamitakse suurelt, on noh, selle põhjal ei saagi midagi otsustada, sest et see number ei ütle enam tegelikult mitte midagi. No sellisel juhul meie ei ütle ka enam mitte midagi, sest et tänane digisaade on jõudnud oma lõppu ja oleme tagasi juba järgmisel nädalal ja kui me midagi muud ei räägi, siis kindlasti uuest iPhone'ist, nii palju võime lubada. Nägemist!